Meie järgmine esineja on Merike Sisask, Tallinna Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudi sotsiaaltervise professor. Me teame kõik Merikest kui väga pikaajalist suitsiidide uurijat. Täna räägib ta meile heaolust, mis on viimasel ajal tema huviorbiidis olnud. Palun, Merike. Aitäh! Jah, kesklikkuse teema on kahtlemata seotud ka inimesega, inimese vaimse tervise ja heaoluga. Ja pealkirjastasin tänase ettekande siis selliselt, et kas vastutust vaimse tervise eest saab delegeerida. Ja kuna minu esineja ekraanil ei paista esineja vaadet, siis võtan välja abivahendi. Meil kõigil on vaimne tervis. Et võib-olla mõned noogutavad, keegi pead vähemalt ei raputa, aga enamik jäi mõttesse. Võib-olla palun käega märku anda, kes tunnistab, et tal on vaimne tervis. Meil kõigil tõesti on vaimne tervis. Iga päev, igal pool. Aga pahatihti me lihtsalt märkame seda alles siis, kui see hakkab lonkama. Ehk me räägime ka võib-olla vaimsest tervisest liiga palju selles võtmes, nagu see oleks inimese igaühe isiklik projekt. Aga mis siis, kui vaimne tervis ei lonka mitte sellepärast, et inimesega on midagi lahti või et inimene on kuidagi katki, vaid hoopis sellepärast, et king pigistab. Et see keskkond või see kogukond, see, kus me igapäevaselt oma aega veedame, see ruum, et see pigistab ja on väga stressirohke. Ja kui see nii on, siis küsiks, kelle vastutus on vaimne tervis. Mis on vaimne tervis? Millest me siin nüüd siis räägime? Maailma Terviseorganisatsioon ehk WHO on defineerinud vaimset tervist ja see definitsioon ütleb, et see on heaoluseisund, kus inimene realiseerib oma võimeid, saab hakkama igapäevaelu pingetega, töötab tootlikult ja tulemusrikkalt ja suudab anda oma panuse ühiskonna heaks. See on ilus definitsioon ja ka laialt kasutusel. Aga see definitsioon on problemaatiline. Sest see paneb meid uskuma, nagu oleks vaimne tervis mingi sihtpunkt, et kuhu me tahame jõuda, nagu mingi saavutus või nagu mingi koht. Aga vaimne tervis ei ole seisund, ei ole heaolu seisund. See on pigem pidev kohanemine. See on pidev kohanemine keskkonnaga, kus me viibime, suhetega, mis on meie ümber, elu muutustega, elu sündmustega. Ja see ei ole enamasti seisund, mida saab saavutada ja mida saab hoida. See on üks pidev tasakaalu otsimine elus. Ja kui me räägime vaimsest tervisest ainult teenuste kontekstis, et millal ja kellele on see abi kättesaadav, siis me räägime tegelikult ainult sellest, kuidas katkist asja parandada. Ja me unustame rääkida sellest, kuidas need kingad mugavaks ja parajaks teha. Millest vaimne tervis sõltub? Eesti inimarengu aruanne 2023, vaimne tervis ja heaolu, mille peatoimetajaks ma olin, see toob välja 4 peamist mõjutegurite gruppi.
geenid ja pärilikkus, arstiabi ja teenuste kättesaadavus, eluviisi valikud ja keskkond. 4 erinevat gruppi, 4 erinevat vastutajat. Geene me ei vali. Teenuste kättesaadavus, see on pigem riigi ja kohaliku omavalitsuse ehk struktuuritasandi otsus. Eluviisi valikud, need on küll meie endi käes, aga ka ainult osaliselt. Ja keskkond, see on see king. See on see koht, kus vaimne tervis kas õitseb või hakkab lonkama ja vaimne tervis õitseb siis, kui see king on paras. Vaimne tervis vajab ruumi, mitte survet. Delegeerimine, see kõlab lihtsalt, et anna vastutus kellelegi teisele. Aga vaimse tervise puhul ei saa seda vastutust kunagi täielikult ära anda. Seda saab jagada ja selles jagamises kõige laiemas plaanis siis osaleb 3 tasandit. On riik, on kogukond ja on inimene ise. Praegu me delegeerime seda vastutust vaimse tervise eest peamiselt 2 suunas. Kõigepealt riigile. Nemad peavad teenused korda tegema ja inimesele endale. Iga inimene vastutab oma igapäevase enesehoole ja vaimse tervise hügieeni eest. Aga on üks tasand, mis jääb sageli märkamata ja mille potentsiaal seetõttu jääb ka kasutamata. Ja see on kogukond. See on perekond, on töökollektiiv, on ülikool. Just seal on see koht, kus sünnib või hääbub inimese heaolu. Iga päev vaikselt, kindlalt, mõnikord ka märkamatult. Ja kui king pigistab, siis ei aita see, et riik teab, et king pigistab. Keegi peab seda märkama seal, kus inimene igapäevaselt kõnnib. Ja siinkohal tuleb sisse mõiste solidaarsus, mida me vaimse tervise kontekstis kasutame võib-olla liiga harva. Solidaarsus vaimses tervises, see tähendab valmisolekut märgata, toetada, võtta ühiselt vastutust. Vaimne tervis ja heaolu ei eksisteeri isoleeritult indiviidi tasandil. See tekib ja see areneb peres, koolis, töökollektiivis, kogukonnas, seal, kus koos toimitakse. Ja kui me räägime ainult individuaalsest vastutusest, siis me õpetame inimest lihtsalt paremini valuga kõndima, mitte ebamugava kingaga midagi ette võtma. Nii et tegelik muutus sünnib seal, kus inimesed tunnevad end vastutavana mitte ainult enda, aga ka teiste heaolu eest. Tallinna Ülikool on palju rohkem kui lihtsalt õppe- ja töökoht. See on keskkond, kus inimesed veedavad suure osa oma igapäevaelust. See on ökosüsteem, kus omavahel on seotud inimesed ja on seotud erinevad kogukonnad, kogukondade kogum. On instituudid, on keskused, on suunad, on uurimisrühmad ja õpperühmad, on projektimeeskonnad ja on ka sõpruskonnad. Ja iga inimene ülikoolis kuulub ilmselt mitmesse kogukonda. Ja igaühel võib-olla tasub peatuda ja mõelda, et millised on need minu kogukonnad siin ülikoolis ja sealt edasi, kas need on ka vaimset tervist ja heaolu toetavad. Just siin selles ökosüsteemis on meil võimalus valida, milline see king on. Et kas see pigistab või on paras. Ja see ei ole abstraktne küsimus. See on meie igapäevane valik, et kas me märkame kolleegi, kes näeb väsinud välja,
kas ma küsin, kuidas tal läheb ja kas mina olen see, kes vahel ka vastutuse võtab. Ja sellest enda ettekandest võib-olla 3 asja, mida igapäevaellu ülikoolis kaasa võtta, mõeldes vaimsele tervisele ja heaolule. Esiteks, märka. Mitte kõik, mis lonkab, ei ole katki. Vaimne tervis ei lonka ainult siis, kui inimene on katki. Mõnikord pigistab king. Märka seda enda juures, märka seda ka teiste juures. Teiseks, hooli. Teenuseid saab delegeerida, hoolimist ei saa delegeerida. Riik saab pakkuda teenuseid, inimene saab iseennast hoida, aga kogukond, see on niisugune igapäevane tugi ja lisaressurss. Ja ka kogukond ei ole abstraktne mõiste. See oled sina, see olen mina, see oleme kõik koos. Kolmandaks, loo keskkond. Vaimne tervis ei juhtu kuskil mujal. See juhtub siin, mitte psühhiaatri kabinetis, mitte kusagil kampaania korras, siin. Ülikool on midagi enamat kui lihtsalt töökoht või õppekoht. See on vaimset tervist ja heaolu loov keskkond. See ongi see king, mida me peame parajaks ja mugavaks tegema. Ja kui nüüd tulla tagasi minu ettekande pealkirja juurde, kas vaimse tervise eest vastutust saab delegeerida, siis võib-olla küsimus ei olegi mitte selles, vaid hoopis selles, et kas mina ja sina, kas meie oleme ka üks nendest, kes on valmis seda vastutust kogukonnana jagama. Aitäh tähelepanu eest! Aitäh Merikesele, kui sa nüüd hindaksid meil, kuidas meil ülikoolis selle asjaga on, selle märkamise hoolimisega, et mis hinde sa paneksid? Kogukonnad on erinevad. Isegi arvan, et on kogukondi, kus panen 10 palli skaalal 10 ja on kogukondi, kus nii lahkelt ei hindaks seda hoolimist. Aga üleüldse ma arvan, et meil on ülikoolis sellele hakatud palju rohkem tähelepanu pöörama ja näiteks ise nüüd hüppeainet tehes teemal vaimne tervis ja heaolu enesehool ülikoolis, siis see kujunes ootamatult populaarseks aineks, seal on väga pikad ootelistid ja me kohandasime õppejõududena ennast ja teeme seda nüüd iga semester, suurendasime gruppi, nii et see näitab seda, et inimestel on nagu nälg selle järgi, et ma tahan midagi ise teha, võib-olla ka teistele pakkuda, et ma arvan, et see läheb aina paremaks. Aitäh selle eest ja aitäh ettekande eest! Aitäh!